Siis peab mu hing. See eesti keeles, inglise keeles on ta kuidagi teistmoodi väljendatud, eesti keeles on siis peab mu hing, see on nagu selline midagi, mida sunnitakse tegema, aga Jumala kogemus on, ma usun, selline, kus kui räägitakse Jumala suurusest, kui sa oled kokku puutunud Jumala suurusega, siis sa mitte ei pea midagi tegema, vaid siis on see su sisemine selline pidurdamatu soov, ma tahan seda teha, ma ei oska teistmoodi. Ma ei tea, võib-olla sa oled vahel olnud elus sellises olukorras, kus sa tahad Jumalat ülistada ja kiita siis, kui see tundub lausa imelik, kui sa seda teed, ma ei tea, rongis või tänava peal, aga vahel küll me oleme selle viisi jupi laskud enda südamest välja ka või ütlen, et tänu Jeesus või halleluuja. Tere hommikust, armas Toronto kogudus, armsad sõbrad, mul on hea meel, et sa oled tulnud siiralt. Ja ma loodan, et me kõik saame koos Taavetiga ütelda, nii nagu ta on seda väljendanud 122. psalmis, 1. salmis, et ma rõõmustasin, kui mulle öeldi, lähme issanda kotta. Ma rõõmustasin, kui mulle öeldi, abikaasa ajas hommikul ülesse, kallis, on aeg hakata minema kirikusse ja see jess, täna on ju pühapäev, saab minna kirikusse. Ma mäletan oma lapsepõlvest, meil oli, siin oli ka tõenäoliselt niimoodi, et oli pühapäeva hommikune teenistus ja õhtune teenistus. Hommikuti me käisime perega Jausas, 40 kilomeetrit Kärdla linnast isa koguduses nii-öelda, kus isa oli pastor, ja siis õhtul, siis me olime seal tädi juures ja õhtuks tulime Kärdlasse tagasi ja siis õhtul oli kella 5 Kärdla baptisti palvemajas teenistus ja see oli selline, kus mina väikse poisina ma üldse ei viitsinud minna, ma olin nii väsinud ja siis ma mäletan ühte korda lihtsalt, kuidas ma peitsin ennast laua alla ära, mõtlesin, et äkki nad lähevad nagu, juhtub nagu Home Alone'is, et see jääb üksi koju, see Kevin, aga nad panid mind tähele, nad käiskisid mul ikka kaasa tulla. Aga küll on hea, kui me saame Jumala kotta minna, et ma rõõmustasin, kui mulle öeldi, lähme Jumala kotta. Tänasel hommikul, kui ma veel viimaseid ettevalmistusi tegin tänaseks, siis jälle tuli see, mõnes mõttes see piirang meelde, et me ei saa koos laulda. Aga siis käis peas üks klikk, tuluke läks põlema ja ma usun, et siin erinevates kogudustes kasutatakse seda ka. Eestis vähemalt üks kogudus on, kus kohas on need, kes ei kuule ja need, kes ei ka tee häält, ehk siis kurttummad või kurdid või tummad. Ja ma olen vaadanud selles koguduses, nad ei kuule ja nad tõenäoliselt ei saa ka väga häält teha. Kui kogudus hakkab ülistama, nemad tõusevad püsti, nad ei kuule klaverit või võib-olla mingid vibratsioone kuulevad, ma täpselt ei tea seda, aga igal juhul tavamõistes nad ei kuule ja nad hakkavad ülistama. Ja kuidas nad hakkavad ülistama? Viipekeeles või märkide keeles. Ja ma nüüd ei ole päris kindel, kas see on päris viipekeel või on see selline lastele kohandatud, aga ära veel isegi mängi, ära ette ütle. Ma küsin, ma teen märgid kõigepealt ja siis teie püüdke ära arvata, millise tuntud lauluga tegu on. Ma ütlen veel kord, see võib olla selline laste viipekeel, aga mine tea, võib-olla on ka päris. Pange tähele. Kui sa välja mõtled, siis ära kohe välja hüüa. Hakkas nii. On tuttav? Sa võid mängida, Peeter. Ma proovin samal ajal, proovime koos, te võite mulle järgi teha. Ülistame kätega. Ja. Nii palju sõnu ühes märgis.
seda sama asja, little bit faster, natuke kiiremini seda, jah, Jesus loves you, jah. Verse, Jesus loves me, yes, let's do it, yeah. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yeah. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Võime aplausi teha. Ma ei tea küll, miks yes on see. Yes, aga nii seal oli. Aga Jesus, väga andekas minu meelest. Jesus, käearmid, mis tal on löödud meie pärast. Nii et kui asi edasi läheb, õpime viipekeele selgeks ja saame ülistada rõõmsasti koos igal pühapäeval. Piibel kutsub meid üles ikka jälle meenutama ja mäletama ja ka mälestama erinevaid sündmusi, kas siis rahva või üksikisiku elus või minevikus. Ja mäletamine annab meie minevikule suurema tähenduse. Andes tänasesse tarkust, tugevust, vilja, mida meie mineviku seemnetest nopime. Mineviku meenutamine toob meile tänulikkust. Ma võiks hakkamagi märkidega niimoodi samal ajal. Tänulikkust. Isegi keerulistes ja traagilistes lugudes toob minevik meieni lihtsad inimesed, kes muutusid ühel hetkel kangelasteks ja sündisid erakordsete inimeste lood. Mälestused tugevdavad ja liidavad kokku kogukonda. Mõeldes sellele, mida Jumal on teinud meie sees ja meie läbi, see liidab meid kokku. Mälestused ja mäletamine aitab meile luua perspektiivi. See, mida Jumal on teinud minevikus, see inspireerib ja julgustab meid lootma tema peale ka tulevikus. Ja mälestused võivad süüdata meis ühe kustuva tahi või ühe kustuva tule. Jumal on ustav. Ja tänase teenistuse läbivaks teemaks on suur Eestist lahkumine 1944. aastal. Kas keegi teab, millal hakati seda üldse nagu tähtpäevana tähistama või on seda kogu aeg tähistatud siin Välis-Eestis või nii kaua, kui te mäletate või ma näen noogutusi või teab keegi aastat näiteks? Ei. Et seda on ikka mäletatud. Et ma Eesti ajakirjandusest lihtsalt lugesin, et mingisugusel hetkel arutleti, et kuidagi seda päeva peaks tähtsustama ja väärtustama. Minul on olnud väga põnev ja väga emotsionaalne aeg, kui ma olen uurinud või kuulanud ja lugenud. Aitäh õdedel, kes eile jagasid oma seda põgenemise lugu ja me osa sellest saime. Selles on nii palju emotsioone ja loomulikult on keeruline asetada ennast ise sellesse loosse, aga me natukene asetasin, kui me Pauli ja Johannesega olime Simko järve peal, sõitsime kanuuga, lained olid ja siis ma lihtsalt mõtle, kui oleks kott pime, kuskil vees võivad olla miinid ja sa liigud kuhugi, kui sa tagasi minna ei saa, aga see, kuhu sa lähed, sa ei tea täpselt, kas sa jõuad kohale või mis sind ees ootab. Kuigi meie kanuu läks ümber, olime siiski oluliselt paremas olukorras kui ükski, kes selle sündmuse on läbi elanud. Aga kui tagasi tulla eelmise nädala sellise võtme mõtte juurde, siis tamm on kukkunud.
aga tõrud on lennanud päris kaugele ja istutunud ja kui Peeter ja Joshua teenivad meid täna muusikaga, siis nad mõlemad on mõnes mõttes need tammetõrud, mis on kukkunud siia Kanada pinda ja kandmas head vilja selle talendi ja anniga, mis teile on antud. Ja pärast esimest laulu siis on tulemas ka üks tammetõru, Ervin, jagab meile Jumala sõna alustuseks ja juhib meid palvesse ja siis kuuleme Joshualt ja Peeterilt ka teise laulu. Gonna trouble the water. See that host all dressed in white. God's gonna trouble the water. The leader looks like the Israelite. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. See that band all dressed in red. God's gonna trouble the water. Looks like the band that Moses led. God's gonna trouble the water. Wade in the water. I said wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. Look over yonder, what do I see? God's gonna trouble the water. The Holy Ghost a coming on me. God's gonna trouble the water. Wade in the water. I said wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. If you don't believe I've been redeemed, God's gonna trouble the water. Follow me down to Jordan stream. God's gonna trouble the water. Wade in the water. I said wade in the water, children. Wade in the water, children. God's gonna trouble. God's gonna trouble. God's gonna trouble the water. Kena on jälle olla koos
täna hommik oli raske saada aru, kus ja mis kuupäev see on õieti, kui tõusin hommikul, aknast puhus juba sooja tuult sisse, aga kui sõitsin Don Valley Parkway'ga siia, lehed on punased, kollased, rohelised, oranžid, fantastiline sügis, väljavaade kõik. Nii hea on olla koos. Nagu pastor juba mainis, 76 aastat tagasi septembris 44. aastal umbes 80 000 eestlast lahkusid oma kodumaalt. Ja nendest teadlased ütlevad, umbes 9% nendest surid tormises meres. Kas lihtsalt tormise mere tõttu või kas vaenlased tegid oma töö väikeste paatide kallal. Need inimesed ei tahtnud lahkuda oma kodumaalt. Ma ei ole veel kuulnud ühtegi eestlast siin, kes ütles, ma tahtsin minna. Aga nad otsustasid, et raske on jääda või võimatu on jääda. Nad olid näinud oma silmadega, mis vaenlane oli ükskord juba teinud ja tulevik ei paistnud mitte hea peredele. Meie peres ka me oleme kuulnud neid lugusid ja huviga oleme kuulnud noorelt, oma isa emalt ja nüüd Helene emalt ja tädilt ja teiste käest ka ja lugenud ja need on tõesti imelised lood. Me oleme mitu korda Helenega ütlenud, et need võiks teha Hollywood filmidesse, need on nii põnevad jutud, aga võib-olla paljud ei usukski neid, et need on lihtsalt nii dramaatilised ja need on sündmused, mis on juhtunud ja imelised asjad, mis on juhtunud, et inimesed ütleks, a bit far-fetched. Aga me teame, sest me räägime nendega, kes elasid nende paatide peal ja tulid, et need on kõik true story. Me näeme maailmas on ka väga palju neid, kes põgenevad just nüüd. Ümber maailma mõnedel on jube sõjaolukord kodumaadel, mõnedel on lihtsalt peavad liikuma, et toitu pole enam. Ja muidugi alati on olnud neid inimesi, kes liiguvad lihtsalt, et majanduslikud võimalused on paremad teistes riikides. Aga Piiblis on ka esimeses Moosese raamatus meil kõik tuttav lugu 12. peatükis, kus üks mees lahkub oma kodust ka. Abrahamile öeldi, ja issand ütles Abrahamile, mine omalt maalt, omast sugukonnast ja isa kojast maale, mille ma sulle näitan. Ma ei tea, kas Jumal meile kunagi ütleb, et lahkuge siit ja minge sinna, võib-olla. Aga ta ütles niimoodi Abrahamile. Ja ma mõtlen, kui ta elas mugavalt Mesopotamias, kusagil oli Piiblis öeldud, et tal oli paha elu või raske elu. Nii saame umbes aru, et ta oli ikka tavaline mees, kellel oli tore pere ja need, kes armastasid teda ja nende eluga ei olnud õieti midagi nii probleem. Ja arheoloogia näitab meile ka, et need kohad, kus ta elas, alguses olid väga, ütleme, et nad elasid hästi. Aga mida ta näitas meile on sellega, et ta lahkus oma kodunt, et ta võib-olla tähtsam on mitte, et ta lahkus, vaid ta sõnakuulelikkus, et tema kuulis Jumala häält ja tegi, mis Jumal tahtis. Ta lahkus oma majast ja läks sinna, kus Jumal ütles talle minna. Meiegi ka peame olema samamoodi. Jumal ütleb meile iga päev, mida me peame tegema, kellega me peame rääkima, kellest me peaksime palvetama. Ta tunneb neid palved juba, aga ta tahab kasutada meid. Tema püha vaim ütleb meile, mida ja kellega me peaksime suhtlema täna. Ja kui me ütleme, ei Jumal, ma ei taha sellega rääkida, ma tundsin seda poissi 20 aastat tagasi ja ta tunneb mind, ta näeb mind küll, aga kuidas ma hakkan nüüd jälle sõprust temaga tegema või. Mul olid ka niisugused noorelt ajad, kui käisin kirikus ja poisid vahel küsisid, kui ma käisin koolis, et kus sa eila käisid, siis mida sa tegid, teised tegid sporti ja niimoodi ja ma käisin kirikus, ma tundsin häbeleks selle üle. Ma olin noor inimene, noor usklik ja ma tundsin seda
peer pressure. Ja see näitab, kuidas saatan teeb oma tööd isegi noorte hulgas ja meie vanadel tunneme mugav võib-olla natukene, nüüd me ei karda, et öelda, et me käisime kirikus pühapäeval, me usume Jumalat või Jeesus on meie issand. Aga neid momente võib tulla, kus seda ei ole nii kerge öelda. Me elame vabal maal veel. Me näeme, kuidas maailm muudab ja tänu issandale, et ta on meile vabadus andnud, hea maa, kus me võime tegutseda. Hebria kirjas ütleb, usus oli Abrami kuulekas, kui teda kutsuti minema paika, mille ta pidi saama pärandiks ja ta läks välja teadmata, kuhu ta läheb. Siis Jaakobi kirjas teises peatükis kirjutab, nii läks täide kirja sõna, mis ütleb, Abraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks ning teda hüüti Jumala sõbraks. Näete siis, et inimene mõistetakse õigeks tegude järgi ja mitte ainult usust. Oleme sõnakuulelikud, nagu Abraham oli oma Jumalale. Kui Jumal ütleb meile täna midagi teha, teeme seda, lähme palves tema juurde, kui meil on raskusi, kui meil on ebakindlust, kui me ei ole täpselt kindlad, mis see hääl ütles, et otsime tema häält jälle, et me võiksime olla truud sõbrad Jumalale. Tõuseme püsti algpalvele ja kui kellelgi on palvesoovi või tänu, tehke seda käe üles tõstmisega või kui kellelgi on midagi öelda või nüüd on vaba aeg, võite jagada. Ei ole, mul on üks palvesoov antud ka. See on Peeter Mere perekonnast, tema poeg Willie. Willie naine suri järsku, Chastity, ja jättis 3-aastase lapse. Ja Willie ise on nüüd võib-olla peab minema vähja haiguse tõttu lõikusele. So me peaksime tõesti mõtlema selle perele, kui need rasked päevad on võib-olla veel ees ja leinas veel ka. Täname Jumalat kõigi eest, mida ta on meile teinud ja mõtleme selle perele ja teistele ka, kellel on abi vaja. Issand, me täname sind, et sina kutsud meid ja ütled meile, mida me peaksime tegema. Issand, luba, et me oleksime sõnakuulelikud ja sa alati ei taha, et me teeme suuri sammu, nagu Abram tegi, et me pidime minema teise maale ja sa alati ei ole meiega väikses paatis, kui me lähme üle Soome lahe. Issand, aga sa oled neid imetöösid, tegusid teinud ja meie oma eludes, issand, vahel see on lihtsalt, et helista oma naabrile või mine tervita seda võõrast inimest kirikus. Issand, luba, et meil oleksime julged, et me armastaksime, nagu sina armastaid meid. Issand, et me kuuleksime alati sinu vaimu. Tänu sulle, issand, selle võimaluse eest, et meie kirikuksed on lahti. Palume eriti Kanada valitsuse ja Eesti valitsuse eest, et issand, sa juhataks neid nendel rasketel aegadel. Ja mitte ainult selle haiguse tõttu, vaid ka teiste niisuguste mured üle nagu perekonnaelust ja me palume, issand, et sa juhataks neid riigijuhte. Issand, sa tead, mis on õige ja hea ja pane selle meie südame peale, et me teaksime ka. Tänu sulle sinu püha raamatus, kes seletab kõiki, mida meil on vaja teada. Issand, me täname sind, et Ligide pere on jõudnud siia, juba 6 aega on möödas, issand, aga täname sind, et sinu hääl läks nende südamesse ja nad kuulsid sinu häält ja nad otsustasid ka, et siia meid teenima tulla, sind teenima tulla, issand, me palume, et sa õnnistaksid neid ja meid, issand, et palju tuleks arusaamisele selle armastuse üle, mida sina pakud meile kõigile. Igavest elu, mis su poeg on võitnud meile, andnud meile, issand, see kodakondsus, mis ootab meid taevas, issand, tänu sulle, et sa oled võitnud selle meile kodakondsuse juba sinu püha verega risti peal. Mõtleme Peeter Mere perekonnale, issand, ja Willile ja ta lapsele, tema haigusele, issand, me palume, et sa õnnistaksid teda, ole tema lähedal, et sa
ta tunneks, et tema ei ole mitte üksinda. Toeta neid perekondi, issand, ümber maailma, kes on raskustes ja on ka paatides just nüüd ja võib-olla teisel kujul ja teiste mõtetega, issand, aga ikka ole nendega. Me täname sind meie Eesti rahva eest, palume ühist ka, issand, et sa õnnistaksid meid kõiki siia, et me võiksime armastada ühte teist ja tegutseda koos ja issand, ole meiega nüüd sellel Jumala teenistus hommikul, täname sind veel, et uksed on avatud ja palume, et sa õnnistaksid ülejäänud teenistust. Aamen. Palun istuge. The Savior say, thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray. Find in me thine all in all. Jesus paid it all. Jesus died my soul to save. My lips shall still repeat, Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. He washed it white as snow. Kuulus telekokk Jamie Oliver õpetas mulle ühe inglisekeelse sõna, mida ei saa küll ütelda tõenäoliselt muusika kohta,
ma arvan, sest ma olen kuulnud seda ainult toidu kontekstis. Siis kui ta tegi midagi seal telekaamerate ees, siis ta maitses ja ütles delicious. Kõik oli tal väga delicious, mis ta tegi. Aga ma tahaksin, ma ei tea, kas see sobib siia, aga ma tahaks ütelda delicious. Et imeline. Aga siis, kui ma istusin, ma mõtlesin, et selle laulul võiks veel mõni salm olla, ma tahaks veel kuulda. Ma tahaks veel selle reaalsuse või selle tõe sees olla, et Jeesus on kõige eest maksnud. Ja siin istudes siis mu jaoks see laul või selle laulu tekst lihtsalt muutus nii suureks, et see täitis selle paiga ja meie oleme selle all nagu või selle sees, selle tõe sees. Jeesus on kõik maksnud, Jeesus on hinna maksnud. Ja nüüd meie oleme tulnud siia, ma võin teile vaadata teie silmi küll, aga ega ma päris täpselt ei näe, mis seal taga on. Aga seal võib olla valu, seal võib olla kahtlusi, seal võib olla hirmu, seal võib olla midagi seotud vaimse tervisega, seal võib olla midagi seotud füüsilise tervisega, kus meil on puudujäägid. Ja see, kui Jumala sõna, mis ütleb, et Jeesus on kõige eest hinna maksnud, see ei ole lihtsalt kuiv teoreetiline lause, vaid see on tegelikkus. See on nii. Ja nüüd meie saame osa sellest ja see saab oma head tööd, see reaalsus teha meie sees või kuidagi ruumi meie sees. Kuidas? Jumala sõna kohaselt usu kaudu. See tähendab, et kui me istume siin oma võib-olla muredega ja asjadega, mis meid võib-olla maas hoiavad või tiibu kärbib, et ei lase lennata või valu, siis see on see meie võimalus ütelda, et ma tunnen ennast halvasti, mul on raske, aga Jeesus, ma tahan kinni haarata sellest, et sina oled kõik minu eest teinud, sina oled hinna maksnud. Ja las see tegelikkus, las see reaalsus hakata kasvama minu elus. Las see rikkuda ära ka hingevaenlase plaanid, kui ta tahab midagi hävitada. Ja las tõuseb üles, Jumal, sinu tahe mind õnnistada, mind aidata, mind üles tõsta. Jeesus on maksnud oma hinna selleks, et meie võiksime olla õiged Jumala ees ja me võiksime olla terviklikud tema ees. Tänane jutlus, üllatus, ei ole millestki muust kui sellest, et me oleme võõral maal. Ja kui Ervin tõi esile ühe loo sellest liikumisest ühelt maalt teisele, siis ma hakkasin lihtsalt peas läbi laskma neid lugusid piiblist, kus on midagi sarnast. Ja võib-olla teil on selle tähtpäevaga seoses iga aasta räägitud sarnaseid lugusid, ma ei tea seda. Aga ma usun, et Jumal tahab midagi ka värsket tuua kõige nende mõtete sees. Aga ma lasin need lood enda peast läbi ja hakkasin mõtlema, kui palju on neid lugusid piiblis, kus inimesed elavad otse kui võõrastena võõral maal või nad liiguvad ühelt maalt teisele. Teises Moosese raamatus 23. salmis ja 23. peatükis ja 4. salmis, esimese Moosese raamatus. Seal seesama Abraham, kes läks, võiks mõtelda, et ma teen Jumala tahet, ma olen väga kuulekas Jumalale, ma liigun oma mugavusest ja rikkusest, mida Abraham tõesti tegi, ta liikus sellest ära ja ta liikus kuhugi, kuhu ta ei teadnud. Jumal ütles, et mine, hakka minema, küll ma näitan. Ja siis me võime mõtelda vahel, et kui me teeme seda Jumala tahet, siis on kõik uksed lahti, tee on sillutatud kalliskividega, taevas on ainult päike, ümberringi on ainult kiidulaul ja kõik läheb kõige paremini. Ja meil on nii kindel tunne selles, et me teeme Jumala tahet. Seesama võimas Jumala mees Abraham ütleb ühel hetkel, kui ta tahab matta oma abikaasat Saarat,
kes oli lahkunud. Ja ta on võõra rahva keskel, ta on hettide keskel. Ja siis ta ütleb sellele rahvale, mina olen teie juures võõras ja majaline. Võõras ja majaline, keegi, kes on ajutiselt siin. Kui me loeme 2. Moosese raamatust, 2. peatükist, 22. salmist, Moosesest, kes oli taas põgenenud, Moosese lugu on eriti põnev. Ta on juudi poiss, vanemad peavad ära andma. Ta on seal Niiluse jões korvikesega ujub, vanemad saavad ainult vaadata, kuidas ta läheb ja nad ei saa mitte midagi teha tema tuleviku osas. Igasugune kontroll puudub ja ainuke võimalus on usaldada Jumalat. Jumal hoia seda poissi krokodillide ja ma ei tea kelle eest. Ja see poiss kasvab üles Vaaro kojas, saades Egiptuse parima hariduse, Egiptuse parima kasvatuse, aga tema südant ei muuda midagi. Ta on heebrea poiss, juudi poiss. Ja lõpptulemusena, kui ta on ühe emotsioonihoos ühe egiptlase ära tapnud, siis ta põgeneb Midjani maale. Taas võõras maa. Ja seal võõral maal olles, kui tal on sündinud poeg ja ta plaanib pojale nime panna, siis Mooses ütleb, ma olen võõral maal. Sa mõtled, kas Uues Testamendist leiab ka midagi sellist? Neid lugusi oleks veel ja veel ja veel Vanas Testamendis. Mõtelda Ruti ja Noomi peale, mõtelda Danieli peale, mõtelda Joosepi peale. Tegelikult kaudses mõttes isegi mõtelda see Eva ja Aadama peale, kes on taevalikust paradiisist tõstetud, neetud maale, kus nad peavad palehigis tööd tegema, Jumalast lahus. Teatud mõttes on isegi Noa lugu, kus see maa, kus ta oli harjunud elama, see uputati ära ja ta jõuab oma laevaga otse kui uude ajastusse, uuele maale. Aga Uues Testamendis, kui me loeme Johannese evangeeliumist 17. peatükist 16. salmist, siis Jeesus palub seal oma isa. Ja ta palub, see on ülempreesterit palve, ta palub oma jüngrite pärast, ta palub tegelikult meie pärast, oma järgijate pärast. Ja ta palub nii, nemad ehk meie ei ole maailmast, nii nagu minagi ei ole siit maailmast. Ja see juhib meid tegelikult selle suurima tõe juurde, et sõltumata sellest, millises riigis me elame, sõltumata sellest, kas me oleme oma kodumaalt ära tulnud või sinna tagasi läinud või kuidas meie teed on läinud, me oleme kõik võõrad võõral maal. Me kõik oleme need majalised, me kõik oleme need, kes on kusagil ajutiselt. Täna, kui me meenutame suurt Eestimaalt lahkumist ja tegelikult suuresti tänase suure väliseesti kogukonna tekkimist, kuigi numbrid ütlevad seda, et täna välismaal elavaid eestlasi rohkem on neid, kes on tulnud hiljem, kui neid, kes on tulnud sõja ajal. Arvestatakse 150 000 kuni 200 000 eestlast välismaal ja ma hoiatasin Maarikat, kes tõlgib, et ma õpetan taas ühe uue eestikeelse sõna. Ma ütlen talle, mis sõna see on. Ja kasutatakse sellist sõna kui hargeestlased, mitte arg A-ga, vaid nagu hargmaine. Et sa oled hargmaine. Maarika, kuidas sul läheb? Hargmaine. Sõnast hargnema või harali olema. See tähendab, et Eesti on Eesti, aga inimesed on harali erinevates paikades, otse kui laiali pillutatud. Tammetõrud. Hargmaine. Ja sellist 3 suuremat väljarännet on Eestist olnud 19. sajandi keskel, kuni esimese ilmasõjani või maailmasõjani liiguti peamiselt ida suunas Venemaale, siis teise maailmasõja ajal väljaränne läände ja taasiseseisvumise ja ka Euroopa Liiduga ühinemise järgselt on toimunud selline suurem väljaränne, samuti taas lääne poole. Paljud eestlased on kodumaalt välja läinud. Ja Eesti inimarengu aruanne on ütelnud, et 3 olulist sellist institutsiooni
või kuidas öelda, märksõna on need, kuhu ümber on koondunud need eestlased, kes on välja läinud, kes on hargmaised. Ja see on kirik, seltsid ja internetikogukonnad. Ja sellest aruandest on ka näha ja antakse aru ja meie kui tunneme seda siin, et kiriku roll väheneb. Ka kaasaegsed eestlased, kes on tulnud siia, nad ei vaja nii palju kirikut, nad ei vaja ka seltse, sellepärast, et nad on seotud Eestimaaga väga palju läbi interneti. Väga palju kuulatakse, meiegi kuulame Eestimaa, vaatame Eestimaa uudiseid arvutist ja hoiame niimoodi sidet selliselt, et tollel ajal, aastakümneid tagasi oli kõik see hoopis teistmoodi. Eestlased tulid kokku ja hoidsid oma kultuuri, nad hoidsid oma keelt, nad hoidsid oma identiteeti just sellisel moel olles koos ja seda läbi kiriku, armas Toronto baptisti kogudus, te olete väga-väga olulist rolli täitnud selles. Inimesed on vajanud koos olemist. Aga nii nagu 1940 või 50 aastate inimene või nende järeltulijad, nad vajasid ja vajavad Jumalat. Nii vajab tänane kaasaegne eestlane, kes on tulnud Torontosse või Los Angelesse või läinud Austraaliasse või kuhu iganes, ta vajab Jumalat. See vajadus ei ole kadunud mitte kuhugi. Ja see on nüüd meie osa, armsad. Kuidas meie näeme oma kohta selles, kuidas aidata nendel inimestel, kes vajavad Jumalat selles keskkonnas, kus meie oleme, kuidas aidata neil kokku saada Jumala armastusega. Kuidas aidata neid ka sellele mõistmisele, et me oleme võõral maal, me oleme ajutised, me ei jää siia, vaid on vaja millekski enamaks valmistuda kui vaid 70, 80 või 90 aastaks siin. Mind väga puudutas ühe Rootsi vanema mehe lugu, kui ta jutustas oma Eestimaalt põgenemise lugu ja siis muu hulgas ta ütles seda, et ta ei kartnud surma. Ta oli teismeline poiss. Ta ütles, et ma ei kartnud surma. Ma ei kartnud uppumist merelainetes, sellepärast, et see, mis Eestis ootas või oli tulemas, see tundus nii palju hullem kui võimalik surm merel. Minemise ja lahkumise lugusid on väga-väga erinevaid. Need eestlaste lood, tänased lood, mis üle maailma toimuvad, need liikumised rahvaste vahel ja riikide vahel. Aga ma usun, et selline üldistav Jumala hoiak, mida Jumal üldiselt tahab, võib-olla mõnede eranditega teatud olukordades, aga mida Jumal üldiselt tahab öelda, see on kirjas selles samas peatükis, kus me ka eelmisel pühapäeval olime, aga sealt natukene eest poolt. Jeremia 29, salmid 5-7. Prohvet Jeremia, ja see on Babyloonia vangipõlve aeg. Ja Jumal ütleb Iisraeli rahvale, ehitage kodasid ja elage neis. Istutage rohuaedu ja sööge nende vilja. Võtke naisi ja laske sündida poegi ja tütreid. Võtke oma poegadele naisi ja pange oma tütred mehele. No tänapäeval tütred ja pojad ei ole väga õnnelikud selle üle, kui nii tehakse, aga teised ajad. Et nad sünnitaksid poegi ja tütreid. Paljunege seal, ärge vähenege ja taotlege selle linna heaolu, kuhu ma olen lasknud teid viia, ja paluge selleks Issandat, sest selle hea põli on teie hea põli. Ehk kui seda veidi parafraseerida või teiste sõnadega öelda, siis on see, et ärge ehitage endale mingisuguseid helesiniseid unistusi. Unistusi nii nagu teile meeldib, et asjad oleks. Ärge elage pidevalt homses. Ärge kuulake neid prohveteid, kes kuulutavad, et homme saate koju. Elage selles ajas, milles te täna olete. Elage seal, kus te olete.
elage julguse ja rõõmuga, ehitage endale majasid, rajage endale kirikuid, rajage seltse ja koole, võtke naisi ja minge mehele, sünnitage lapsi, ehk elage. Ärge jätke elamata, kuna teile tundub, et te olete võõrad võõral maal. Valel ajal, vales kohas. Olukorrad ei ole alati sellised, nagu meile võib-olla meeldiks. Aga mina olen õppimas hetkes elamist. Ma olen Monikaga seda jaganud, et mul on aeg-ajalt probleem sellega, et ma ei oska hetkes elada. Ma olen väga suure fantaasiaga inimene. Ma mõtlen väga palju ja ma mõtlen tulevikku väga palju asju. Ja siis on oht, et kui ma mõtlen kõik asju, mis võiks olla, mismoodi mingisuguseid asju teha, ka siis kooli kontekstis või koguduse kontekstis, siis ma aeg-ajalt kolin sinna elama. Aga reaalsus on see, et me ei saa tulevikus elada. Me ei saa ka minevikus elada. Me saame ainult praegu elada. Võttes kaasa selle, mis on olnud minevikus ja las see muuta nagu selliseks inspiratsiooniks tuleviku osas. Me lähme julgusega tulevikku, aga me saame elada ainult täna siin. Ma olen seda õppimas. Aeg-ajalt ma ei oska rõõmu tunda hetkest, vaid mida eestlane tavaliselt teeb? Muretseb. Eestlane muretseb lapsi endale ja muretseb auto endale ja kõik asjad temaga muretseb. Aga ma olen õppimas sellega hakkama saamist. Mitte seda, et meil ei tohiks olla pikka perspektiivi või igavikulist pilti, vaid vastupidi. Aga sageli me ka kristlastena oleme sellised just üldiselt, et me elame kogu aeg kusagil mujal. Võib-olla me elame ajas, kui mõtleme, millal on ükskord ärkamine. Võib-olla unistate sellest ajast, millal taas on selle palvemaja pingid rahvast täis. Ja me elame seal ja me pole kunagi rahul sellega, kus me täna oleme. Me tuleme siia, meil on unistus täis palvemajast ja me ei oska rõõmu tunda nendest 20-30 inimesest, kelle üle Jumalal on väga hea meel. Yes, nad tulid teenima mind, nad tulid kokku kuulama Jumala sõna. Et see on omamoodi selline oskus õppida, hinnata, rõõmu tunda ja väärtustada seda hetke, kus me täna oleme. Ja selle julgustusega sirutuda edasi ja ettepoole. Ma usun, et see on asi, mida me vähemal või rohkemal määral saame õppida koos Jumalaga. Täna kutsub Jumal astuma meid väikesi ususamme. Sest see on ka nii tavaline, me mõtleme seda, et kui ma ükskord saavutan teatud usulise kvaliteedi või taseme, siis ma teen midagi Jumala riigis. Noored mõtlevad võib-olla, et kui nad, või lapsed mõtlevad, kui nad saavad 18, siis nad teevad, tõenäoliselt võivadki teha midagi, siis seadus lubab mingisuguseid asju teha, alates 18 aastat sa saad autoga sõita ja kõiki selliseid asju. Aga inimese arenguga ei muutu mitte midagi seal 17 üleminekul 18. Ei toimu suurt hüpet. Mõni mõtleb, et kui ma abiellun, kui ma endale naise või mehe leian, siis minu elu on täiesti teistsugune, siis mina ise olen täiesti teistsugune. Vale, sa oled täpselt samasugune, sa lähed sellena, kes sina oled, sa lähed abielusse ja siis sa alles tegelikult avastad, milline sa oled. Ja siis sa hakkad kasvama, lihvima, hakkate 11. See on tore protsess. Meil on Monikaga olnud eesõigus seda üle 25 aasta teha ja aina paremaks läheb. See on tore. Aga meil on mingisugused sellised mõtted, et kui ma vaimulikult jõuan teatud tasemele, meil on eestlased mõtlevad ikka koguduses sageli räägitakse sest Läänemaa ärkamisest, ma olen juba ühes jutluses seda ka maininud ja toon taas. Kui meil oleks nii nagu Läänemaa ärkamise aegadel, kui vorm siis pandi kõrtsid kinni kõik, politseid polnud vaja, sellepärast, et kõik olid kristlased, kõik elasid hästi ja samamoodi paljudes Hiiumaa paikades ja mõtleme Walesi ärkamise peale, kus olid Walesi sisenedes sildid, et kui sa ei taha kokku saada Jumalaga ja kogeda Jumala puudutust, siis palun ära sisene siia riiki. Meile meeldiks see, kui niimoodi oleks siin Broadview tänaval, kas või siin 883 juures sildid. Kui sa ei taha Jumalaga kokku puudet, siis ära igaks juks siia tule. Tegelikult me ka tahaks, et nad tuleks. Aga see mõte, et kui midagi on väga suurt, aga need kõik suured asjad on alanud väikesest.
Ma küsisin eile igaks juhuks Pauli ja Marika käest, kas nemad teavad lugu Jaak Haamerist. Ja nemad ei teadnud. Ja seega ma igaks juhuks ütlen siia, et võib-olla see on tänapäeva muinasjutt. Aga see on ühe firma Hammer Jack, mitte Jack Hammer, aga Hammer Jack, ühe firma kodulehekülje peal on selline lugu, see on Eesti mees, Jaak Haamer. Tal on üle maailma erinevates kohtades on temal poed ja ka internetipoed, ka Eestis avati see. Jaak Haamer oli väike poiss, kui ta 1944. aastal Eestist läks. Ja ta viimase asjana, mida ta kaasa võttis, ja sisuliselt ainukese asjana, sadamakais ta tõmbas laua seest välja ühe naela, vana roostetanud sepanaela. Ta võttis selle kaasa, ta pani taskusse. Ta läks laeva peale või paadi peale, nad sõitsid ja nad jõudsid lõpuks Ameerika Ühendriikidesse. Ja ma pikalt seda ei räägi, aga ta pani selle naela endale seina peale lõi, see Eesti nael. Ta läks kooli ja ta tegi kihlveo poistega. Ja ta ütles, et poisid, kes usub, et minu toas näeb päevasel ajal põhjanaela, seda säravat tähte, põhjanaela, keegi ei uskunud, ütles, et okei, et kes kihlveo kaotab, maksab mulle 50 senti. Poisid tulid, aasta jooksul teenista $49, sest kõik nägid, seal seina peal oli põhjast tulnud nael, põhjanael. Selle raha eest ostis ta endale korraliku haamri ja mõne koti naelu. Mida ta tegi sellega? Ta hakkas nende naeltega parandama eakate inimeste terrasse ja selliseid, kodu juures aitama, kui vaatas kuskilt midagi, laud laguneb, läks juurde, ütles, kas võib, ma löön naelaga kinni selle. Aga seal oli üks tingimus. Kui tema kasutas ühe naela, siis ta küsis tagasi mitte raha, vaid 5 naela. 5 uut naela. Mina kasutan ühe naela, teie andke mulle 5 naela tagasi. No mis kulus ikka on, töö sai tehtuks, terrass sai korda, sai poisile naelu antud. Varsti oli ta naelamiljonär. Ta oli üle 1 miljoni naela. Seda nael on inglise raha küll ka, aga see nael, töövahel. Ja aeg läks edasi, ta ütles juba enne, kui ta oli naelamiljonäriks saanud, ta ütles, et ma saan naelamiljonäriks. Ja üsna pea oli ta juba $miljonär, ta tegi naelapoe rajas, hiljem rajas tööriistade poe, kui tulid juba MacGyver teibid, kui naela polnud enam vaja, siis vaatas, et enam äri nii hästi ei lähe, et hakkas tööriistu müüma. Suured poed, naelamiljonär, aga see hakkas ühest naelast. Üks nael kuskil Eesti sadama kail. Aga sellel poisil oli, ta suutis elada hetkes. Mul on see üks nael. Ta oskas seda väärtustada. Mul on see üks nael. Mitte ainult, et mul on üks nael ainult, vaid mul on üks nael. Ja ta nägi, et sellega saab äri teha. Ja ta jõudis kuhugi. Ja teate, neid lugusid on tõenäoliselt siin ka välis-Eestis väga palju selliseid, kus on alustatud mitte millestki ja jõutud kuhugi. Kus teised võib-olla vaatavad, vau, mis viga oleks minul elada, kui minul oleks niimoodi. Aga see on kusagilt alanud, kus oli võib-olla ainult üks nael. Ja seal on palju vaeva, seal on palju tööd. Üks niisugune hüüdlause, mis on mitmete põgenike nagu mälestustest kõlama jäänud, oli see jõuluks koju. Jõuluks koju. Kõik teavad, me täna teame, et ei olnud seda jõuluks koju, või vähemalt mitte nendeks jõuludeks ja vähemalt isegi 20 ja väga 70 aastaks ei saanud jõuluks koju. Võib-olla see sellel hetkel oli vajalik selleks, et aidata lootusega edasi minna, et jõuluks koju. Marika ema mälestustest lugedes tuli esile see raske koht, kui siis Rootsis avastati, et me ei saa Rootsis enam olla, me peame edasi liikuma Põhja-Ameerikasse näiteks, ja siis hakati mõistma, et ei ole jõuluks koju. Sealt tagasi tulla on juba väga-väga palju keerulisem.
See hoiak, mida Jumal Paabeli vangipõlves olevale rahvale otse kui sisse süstib, ei puuduta ainult kodumaalt eemal olekut, vaid me oleme sageli erinevates olukordades sellised, et me ootame midagi, et kui see midagi saabub, siis on hästi. Aga Jumala sõnum on see, kus sa oled täna. Mõtle seda kas või sinu vaimulik olukord. See, kus sa oled täna, mõtle sinu füüsiline olukord. See, kus sa täna oled. Hinda seda, väärtusta seda ja sealt sa saad astuda edasi järgmise sammu. Koos Jumalaga, kes on vägev tegema suuri asju sinu elus ja sinu läbi. Ehitage kodasid, elage neis, istutage rohuaedu, sööge nende vilja, võtke naisi, laske sündida poegi ja tütreid ja nii edasi ja nii edasi. Võõrad võõral maal. Ma toon mõned näited Jumala sõnast, lisaks Abrahamile või Abrahamile, nendest võõramaa kogemustest ja võib-olla kõige erakordsem nendest on Danieli näide. Jumal lasi tulla Paabeli kuningal Nebukadnetsaril ja vallutada ja hävitada Jeruusalemm ja juutide jaoks tõenäoliselt kõige valusam oli see, kui templiristad, pühad templiristad, neid naeruvääristati, neid kasutati ebaõigelt ja need põhimõtteliselt võeti ja viidi heal juhul muuseumisse, aga igal juhul nad ei olnud selles kasutuses, milleks nad olid loodud. Pühad templiristad, tempel lammutatud, nende püha maa, tohutu valu, tohutu põhjus kibestuda, viha kanda, terve elu elada viha poolt puretuna. Ja seal on Daniel ja tema sõbrad, kes eraldatakse oma vanematest, noored poisid, ja nad võetakse, neid hakatakse Nebukadnetsari poolt, selle okupatsioonivõimu poolt üles kasvatama, andma haridust selleks, et nad oleksid selle okupatsioonivõimu ametnikud. Me ei kujuta sellist olukorda ette ja me mõtleme, et ei, aga nad ei protesteerinud selle, me ei tea muidugi, need tunded olid tõenäoliselt kohutavad seal sees, aga nad läksid sellega ja nad mõistsid ühel hetkel, et see on üks Jumala tee ja Jumala töö, et Daniel on selle koha peal, kus ta oli seal Babyloonia riigis. Aga nii palju küsimusi, nii palju mõistmist, et ma olen võõras riigis. Aga ta ei olnud seal Jumalast maha jäetud, ta ei olnud kuidagi otse kui malenupp, mis on kõrvale mängust pandud, et elu läheb edasi, Jumala rahva elu läheb edasi, aga sina oled väljaspool. Ta ei saanud kõigest aru Jumala teedest, vaid ta selles hetkes, kus ta oli, ta ütles, et ma teen oma parima. Nii nagu ma oskan ja nii nagu ma suudan. Joosep oleks võinud terve elu pühenduda kibedusele ja kättemaksule oma vendade, sest vennad tegid midagi, mis oli hullem kui mõrv. Nad andsid ta võõra riigi kaupmeeste kätte ja müüsid orjaks, venna. Ja Joosep jõuab Egiptusesse. Ja ta ei tegelenud seal terve elu sellega, kuidas kätte maksta oma vendadele, vaid ta elas selles hetkes, nii nagu ta oskas, et olla, hoida oma süda puhas Jumalaga ja teha seda, mis ta oskab nii hästi, kui ta suudab. Nagu juba öeldud, Abrahami väljakutse oli liikuda teatud mõttes mugavast elust kuhugi, mille kohta tal ei olnud infot. Kas Jumala sõna ei kõla meie jaoks niimoodi? Ei ole oluline, kuhu Jumal sind juhatab või kuhu sa satud oma elutee peal. Ei ole nii oluline, millistest olukordadest sa läbi lähed. Alati saad sa teenida ja armastada Jumalat ja teenida ja armastada inimesi enda ümber. Alati. Vahel meil on kiusatus öelda, mul on nii vähe, mul ei ole midagi anda. Sul on alati anda. Me keegi ei ole nii vaesed. Ei oma vaimuliku elu poolest, ei oma hingelise elu poolest ega füüsiliselt, et meil poleks kellelegi midagi anda. Alati on meil midagi anda ja jagada. Ja see on nii ilus. Me iga kord, kui me siin Kanadas ka käime, me isegi
kui meil on maskid, me ikkagi vaimustume ja mõtleme, et kui vähe see mõnes mõttes on, aga samas kui palju see on, kui keegi naeratab. Eestis ei tule tänava peal reeglina inimene vastu ja ei ole nüüd lihtsalt naeratab ja ütleb tere sulle. Ta tegeleb oma asjaga ja läheb niimoodi, see tundub imelik võib-olla isegi, mis ta tahab must, miks ta naeratas mulle. Aga tegelikult see loob nii palju, kassapidaja ja ta naeratab säravate silmadega sulle, see lisab midagi sinu ellu. See on üks väike asi, mis me ju teha saame ja lääne ühiskond on selle minu meelest väga hästi ära õppinud. Alati saad armastada Jumalat ja hoolida inimestest. Ma tahaksin lõpetada 1. Peetruse kirja esimese peatüki 17. kuni 21. salmiga. 1. Peetrus 1, 17 kuni 21. Kui te hüüate isaks teda, kes mõistab erapooletult kohut igaühele tegude järgi, siis elage kartuses oma majalise põlv. Teades, et teid pole lunastatud kaduvate asjadega, hõbeda või kullaga, teie tühisest esivanematelt või esiisadelt pärit eluviisidest, vaid Kristuse kui laitmatu ja puhta talle kalli verega. Tema oli selleks ette määratud küll enne maailma rajamist, aga aegade lõpul on saanud avalikuks teie pärast, kes te tema läbi olete ustavad Jumalale, kes on tema üles äratanud surnuist ja andnud talle kirkuse, nii et teie usk ja lootus oleksid Jumalas. Mida Peetrus ütleb? Esiteks, te olete võõrad võõral maal, te olete majalised, ajutised. Meie lõppeesmärk ei ole siin, me ei jää keegi siia, me oleme läbisõidul. See on drive-through, isegi mitte drive-in. Teiseks, meid on lunastatud Kristuse kalli verega. Taas midagi, mida Jumal on kinkinud kõikidele inimestele. See tähendab, see on tõeline väärtus. See on tõeline tähendus, millele oma tähelepanu pöörata. Ja see muudab meid kõiki võrdseks. Me kõik oleme lunastatud Jeesuse verega. Ja me kõik oleme majalised. Me kõik vajame päästet. Ja kolmas, meil kõigil on lootus. Üks juudi rabi Hugo Grün jagas loo Auschwitzi laagrist, kus oli arusaadavalt toitu väga vähe ja iga leivakoorukest, iga väikest tükikest hinnati väga, mis sa süüa said. Aga siis tuli juutide püha Hanukka. Ja nii nagu meie jõuluajal põletame küünlaid, siis nende jaoks on see võib-olla olulisemgi. Ja siis rabi räägib, kui ta väikse poisina vaatas, mida isa tegi. Isa võttis, oli see rasv või mida ta sai kasutada selleks, et lampi küünalt põlema panna või tuld põlema panna. Ta võttis selle rasva ja kasutas seda tule põlema panemisele. Poiss ei saanud aru, et miks sa seda teed. Me saaksime süüa seda. Ja siis isa ütles, ilma toiduta me oleme võimelised elama tõenäoliselt 3 nädalat või kuid isegi. 30 päeva oli see. 30 päeva. Aga ilma lootuseta ei elame me üle 3 minuti. See, kui meil jääb midagi söömata, me saame pikka aega elada, tühi on kõht, aga me kannatame seda päris kaua. Aga kui me elust võtta lootus, öeldakse, et inimesed upuvad reeglina sellepärast, et neil kaob lootus, mitte nii palju, et neil kaob jõud. Sest jõud kaob läbi selle, et neil kaob lootus. Meile on antud üks lootus, mida maailmast ei leia. See, et me käime koguduses, armsad, see ei tee meid paremateks inimesteks kui inimesed meie ümber. Ma olen ise pidanud meelt parandama sellisest mõtteviisist. Ma olen kasvanud üles kristlikus kodus. Ma olen teinud
terve elu omast arust nagu õigeid asju, mul ei ole isegi hullu teismelise perioodi olnud, vahel kristlike kodude lastel on see, et kui nad siis rabelevad oma vanematest vabaks ja teevad kõik maailma asjad ära, mis nad vähegi saavad teha. Mul ei ole isegi seda olnud, ma ei ole elus kunagi ennast täis joonud, ma ei ole kunagi, ühegi teise naisega abielu rikkunud või selline tubli poiss olnud läbi elu. Ja teate, mis see kaasa toob? See toob kaasa uhkuse. Ja mingisugusel hetkel ma mõtlesin, et ainult baptistid pääsevad taevasse, sest mul oli seda kuidagi sisendatud. Need on need kõige õigemad. Vaesed luterlased lähevad põrgusse, katoliiklased ka. Ma olen baptist. Seda nimetatakse vaimulikuks uhkuseks, mida ma endas kandsin. Ja ma pidin meelt parandama ühel hetkel. Ma pidin väga madalale langema ühel hetkel oma mõtlemisest või alandlikuks saama. Ma ei ole mitte millegi poolest parem kui üks joodik tänaval. Mitte millegi poolest. Jumal ei suhtu kuidagi teistmoodi minusse kui temasse, ta armastab teda täpselt sama palju kui mind. Temal on täpselt sama palju lootust kui minul, aga tal ei ole seda keegi ütelnud veel või ta ei ole suutnud seda enda omaks võtta. Sõbrad, me ei ole paremad maailmast, me pole kuidagi rohkem väärt. Me pole rohkem väärt kui Kerjus, kelle ees on lihtsalt kuningas peatunud, ütelnud, sul ei ole midagi mulle anda, aga mina tahan sulle anda. Tule, ela minu kojas, ela minu palees kui minu laps, kui minu poeg või minu tütar. See on see, millest me oleme osa saanud. Kuhu see uhkusel ruum jääb? Mitte kuhugi. Siis me ütleme nagu Paulus, ja kui mul on kiidelda millestki, siis mul on ainult kiidelda Kristusest, mitte iseendast. Ja see on see, mis olukorras me oleme. Meil on lootus, aga mitte sellepärast, et me oleme nii head, vaid sellepärast, et Jumal on puudutanud meid. Jumal on päästnud meid, ta on peatunud meie juures. Nii kui üks tuntud laul ütleb, ma ei tea, miks Jeesus on seisatunud minu juures. Ma ei tea, miks mina olen saanud üles kasvada perekonnas, kus 4 põlve või 5 põlve või nii palju, kui ma tean, isa poolt ja ema poolt on olnud kõik kristlased. Ma ei tea, miks minul on see eesõigus olnud. Aga see on arm ja ma ei ole saanud kuidagi seda ära teenida. Me pole väärt kedagi Jeesust. Ja me pole väärt seda, mis meil on Jeesuses Kristuses lihtsalt iseenesest, aga Jumal on otsustanud, et sa oled väärt. Jumal on otsustanud, et mina olen väärt. Ja siis me saame tulla ühtepidi Jumala ette selle õigeusu kiriku palvega, Jeesus palvega, kui nad paluvad, issand Jeesus Kristus, ole mulle patusel armuline. Ma olen võõral maal. Ole mulle patusel armuline. Aga teate, see ei jää sinna, see ei jää selliseks kurvameelseks, masenduses olevaks, silmad maas roomamiseks, vaid seal on see teine pool, kus me saame tulla Jumala ette ja võtta vastu selle, et mind on isa niisuguse armastusega armastanud, et mind hüütakse tema lapseks. Selline armastus minu jaoks. Ja nii nagu Moonika mõni teenistus tagasi luges see Johannese 14. peatüki algus, me saame selle hoiakuga Jumala ees olla, et teie süda ärgu ehmugu. Uskuge Jumalasse, uskuge minusse, sellepärast, et minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile ütelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina olen. Mis see on? Lootus. Seda lootust ei saa see maailm mitte keegi anda. Ta saab anda sulle lootuse, tule ma teen sind loteriiga rikkaks, tule ma viin sind maailma kõige ilusamasse paika puhkusele, aga need on kõik kaovad. Aga see lootus, mida Jumal saab anda, seda ei saa mitte keegi ära võtta. Ka kõige hullem paadirännak, kõige hullem öö pimedas lainetes. Sul on lootus. Ja see on see, et isegi Jumal, kui sa ei päästa meid siit, isegi kui me peaksime põhja minema, nii nagu Danieli sõbrad, ikkagi ma loodan sinu peale. Ikkagi ma ei kummarda hinge vaenlast. Lõpetuseks
see on ka üks lootus. Kui jutlustaja ütleb lõpetuseks, see annab lootust, et varsti lõpeb jutlus. Lõpetuseks lugu Barcelona olümpiamängudelt aastast 1992. Briti keskmaa jooksja Derek Redmondil oli unistus ja plaan võita 400 meetri jooks. Võib-olla keegi on ka seda videot näinud, see on ka YouTube'is üleval see lugu. Ta tahtis võita kuldmedalit. Ta oli jõudnud oma jooksudega poolfinaali. Ta oli tegemas oma elujooksu, tema eluvõimalus. Stardipauk käib, ta sööstab jooksu rajale, silmis mitte ainult lootus, vaid usk, teadmine, kirg. Ma tahan võita seda ma tahan võita seda jooksu. Ja ta jookseb ja ühel hetkel ta tunneb teravat valu oma paremas jalas siin taga. Midagi läks katki. Ja meil on vahel ka näinud, kui see hoog on sees, siis sa ei saa ju kohe pidama ka ja valugrimasside saatel ta viskab ennast kuidagi sinna staadionile pikali. Meedikud jooksevad tema poole, aga enne kui meedikud kohale jõuavad, siis ta ajab ennast püsti sealt ja ta pärast on tunnistanud, et see on nagu selline looma instinkt tema sees, mis teda püsti ajas. Selline väljendus oli, see on instinktiivselt, sul on nii valus, aga sa ajad ennast püsti ja sul on eesmärk silme ees, et mina lõpetan selle jooksu. Ja ta lohistab oma seda haiget jalga järgi, teised on juba lõpetanud, aga tal on, ma pean finišijoone ületama. Ja ta vaevu liigab sinna finiši poole ja siis tuleb turvameeste vahelt üks T-särgis mees, pressib sealt läbi, lükkab turvamehed eemale ja jookseb selle jooksja Derek Redmondi juurde, haarab tal ümbert kinni, Redmond haarab sellel mehel kaelast kinni ja niimoodi nad lähevad sealt niimoodi, eesti keeles on selline sõna liibates, ma ei tea, kes on hea tõlkida või mitte, aga kuidagi ennast lohistades seal lähevad finiši poole ja nad lõpetavad selle jooksu rahva marulise aplausi saatel. Ja see mees, kes sealt tormas, ei olnud keegi muu kui selle Derek Redmondi isa. Ja see on pilt sellest, mida Jumal on teinud meiega, kes me oleme võõral maal, kes me oleme jooksmas oma jooksusid. Vahel me kukume, vahel me teeme haiget endale, vahel me tunneme, et me ei suuda püsti tõusta, vahel ainult tahtejõud surub meid veel, et me natukene liigutame, vahel me ei jaksa sedagi. Aga siis läbi kõigi turvameeste, läbi kõigi raskuste tuleb isa ja ta tõstab meid ülesse. Me tahaksime kohe seda teha, seda saada kogeda või seda kogeda, et see isa tuleb, ta teeb meil selle jala korda ja me jookseme teistest 10 korda kiiremini, isegi kui teised on juba kohe finišisse jõudmas, me teeme selle ringi teistest 10 korda kiiremini, jõuame ikka esimeseks, alati ei jõua. Vaid vahel on see, et ta tuleb ja ta kannab meid meie haige jalaga, aga me jõuame lõpuni. See on lootus ja see on usk, mida ei saa meilt, armsad sõbrad, mitte keegi ära võtta. Ja see teeb meid rõõmsaks. See teeb isegi muretsevat Timot, kes oskab iga asja pärast muretseda. Teeb isegi Timo rõõmsaks aeg-ajalt või võimeliseks vaatama kõrgemale üle oma väriseva südame. Tänu Jumala selle eest. Jeesus on kõige selle eest hinna maksnud. Peetrus ütles, me oleme võõrad ja majalised. Me oleme seal teekonnal. Me oleme lepitatud Jeesuse verega ja meil on lootus. Las see sõna istutuda sinu sisse, sest see sõna on sinu jaoks. See on sinu kinnitamiseks, see on sinu julgustamiseks. Jumal armastab sind väga. Me tõuseme palvele. Isa, sina näed meie südame sügavustesse. Sina näed, mis on meie sel nädalal selja taga olnud, mis on võib-olla suuremad asjad, millega me oleme võitlemas oma elus või mille üle me oleme mõtlemas ja kus me vahel isegi ei ole kadunud jaks hüüda appi sind. Siis tänu sulle, Jumal, et sa oled täna meid julgustamas.
Sa oled täna tõstmas meie ette ühe lootuse, ütlen, et ära karda, mu armas laps. Ma olen ikka see isa, kes tuleb erinevatest olukordadest läbi ja kes tõstab ülesse. Ma olen see isa, kes õnnistab, kes varustab, kes tervendab, kes julgustab. Ma olen see isa, kes avab su silmad nägema tulevikku. Ma olen ikka see isa, kes tuleb su juurde ja peseb puhtaks su määrdunud südame. Ma olen ikka see isa, kes tuleb ja julgustab sind ja kinnitab sind sinu hirmudes. Ma olen ikka see isa, kes on ustav algusest kuni lõpuni. Issand, tänu selle eest. Tänu iga üksiku eest, kes me täna siin oleme olnud, osa saanud sellest, tänu iga inimese eest, kes kuuleb seda sõnumit interneti vahendusel. Tänu sulle, et need asjad, mida hingevaenlane on plaaninud meie eluga, nendel on üks piir peale pandud. Ja Jumal, sa oled oma lootuse seina pannud sinna vahele ja ütelnud, mina tahan muuta asju. Ma tahan uut luua. Ma tahan head teha sinu elus ja sinu läbi. Issand, me võtame usus selle vastu. Aitäh selle eest. Amen. Amen, me võime istuda veel. Kui ma tänast jutlust ette valmistasin, siis mul tõusis üles üks väga tuntud, teilegi tuntud hümn ja üks väga tuntud kaasaegne ülistuslaul. Püha auline inglite maa on seal üleval taevaste sees. Sinna maale me ruttame ka. Seal on Jeesus meid ootamas sees. Inglid seal laulavad, tänu kiitust me Issandal. Inglid seal ja au Issandal. Usus meiegi tõttame sinna maale, kus inglidki on. Seal on möödas kõik valu ja piin. Seal meid tervitab lõpmatu õnn. Inglid seal laulavad, tänu kiitust me au Issandal. Inglid seal laulavad, võtame sinna maale, kus inglidki on. Seal on möödas kõik valu ja piin. Seal meid tervitab lõpmatu õnn. Inglid seal laulavad, tänu kiitust me au Issandal. Inglid seal laulavad, tänu kiitust ja au Issandal. Inglid seal laulavad, tänu kiitust me au Issandal. Inglid seal ja au Issandal.
kogudus võib ütelda aamen. Issand, õnnistagu teid ja hoidku teid. Issand, lasku oma pale paista teie peale ja olgu teile armuline. Issand, tõstku oma pale teie üle ja andku teile rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Kui on kellelgi mahti ja võimalus, siis hoidke mind palves meeles. Ma kella 3 lähen Ehadaresse teenima, et Jumal võiks seal ka oma sõnaga ja ligioluga puudutada neid armsaid inimesi, kes Ehadares on. Aga nüüd ei saa ütelda, kallistage üksteist, lehvitage üksteisele ja pilgutage silmi rõõmsasti, et sära paistaks välja ja mingem rahus. Ja kohtume järgmisel pühapäeval. Järgmisel pühapäeval on leivamurdmisega teenistus.